Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. Послушайте, пожалуйста, слова и выражения, которые помогут вам лучше понять содержание диалога. В этом диалоге наши герои идут в магазин за покупками, разговаривая о бабушке и ее привычках, о том, где она живет. Keskmine. Средняя. Käterätikud. Полотенца. Küünlad. Свечи. Talv vedas. Ей повезло. Suhteliselt. Относительно. Vaata, kui suur see kauplus on. Paide on väike linn, aga kauplus on nagu Tallinnas. Kas võtame korvi või käru? Võta palun käru. Sellega on mugavam. On vaja osta palju asju. Hea, et panin kõik kirja, mida vanaema palus. Nii, 1 sai, 1,5 leiba. Kas võtame viilutatud? Jah, siis ei ole vanaemal vaja lõigata. Mis edasi? Aha, piimaosakond. Pane palun korvi pakk hapukoort 2 liitrit piima. Võta seda, kus on 1,5% rasva. Nii, veel võtame 2 pakki kohupiima, seda lahjat, vanilje ja rosinatega. Kas vanaema sööb jogurtit? Jogurtit? Ei saa öelda, et sööb. Talle maitseb joogijogurt. Võtame selle, maasikajogurti. Mida veel on vaja? Juurvilju. Ei tea, kas võtta 3 või 5 kilone kartulikott. Ah, olgu, võtan 5 kilose. Siis veel 0,5 kilo porgandit, väiksem kapsapea, 2 tomatit, 1 kurk ning keskmine peet. Küll on hea, et võtsime käru. Nii, edasi on meil vorstid juustud. Mida vanaema tahtis? Ahaa, 300 grammi keeduvorsti, 1 väike latt suitsuvorsti. Kas latt on tükk? Enam vähem. Kui vorst on terve, siis on latt. Aga kui vorst on haige? Kui on haige, siis on tükkideks lõigatud. Kui tõsiselt rääkida, siis sõnal terve on 2 tähendust. Terve, zdarovõi i целый. Ma tean, ma lihtsalt tegin nalja. Võtame veel juustu ja siis lähme maiustusi vaatama. Maiustusi. Ahaa, maiasmog ja maiustus. Kas lähme midagi magusat vaatama? Jaa, vanaema tahab vahel küpsist või kommi tee kõrvale. Nii, mis meil edasi plaanis? Veel on vaja jahu ja suhkrut. Võtame kilosed pakid. Minu täditütrele teeb vanaema alati pannkooke. Mind aga ootavad pirukad. Vanaema ootab meid iga nädal väga. Minu oma ootab mind ka ja kui ma tulen tema juurde, teeb ta tšeborekke. Mulle maitsevad ka tšeborekid väga. Nüüd on majapidamistarbed. Pesupulber, loputusvahend, tualettpaber, paberkäterätikud ja küünlad. Küünlad? Kas temal ei ole elektrit tihti? Elekter on muidugi. Vanaemale lihtsalt meeldib, kui küünlad põlevad. Kas sinu vanaema elab majas või korteris? Tal on 2-toaline korter esimesel korrusel. Selles suhtes tal vedas. Ei ole vaja kõrgel käia. Kas me ostsime kõik, mis vaja? Oota, liha ju ei ostnud. Minu vanaema ei osta liha poes. Ta ostab seda turul. Ära pahanda, pean sind jälle parandama. Eestlased ostavad kust? Poest, kauplusest, turult, kioskist. No nüüd on kõik. Kui mingi asi on ostmata jäänud, siis tuleme veel kord. Kas vanaema maja on kauplusest kaugel? Ei ole. Paide on väike linn, siin on kõik suhteliselt lähedal.
Золотые слова. Во второй части диалога Марика и Алекс, занеся бабушке продукты, идут в аптеку за лекарствами, потому что бабушка простудилась. Марика объясняет Алексу, что бабушка никак не хочет переезжать в Таллин, несмотря на уговоры семьи. Марика выполняет свое обещание об экскурсии и показывает Алексу свои любимые места в Пайде. Külma saanud. Простудилась. Kolima. Переезжать. eraldi, Отдельно. Linnus. Городище. On alles jäänud. Сохранились. Kui sa viitsid. Если тебе не лень. Sarnased. Похожие. kõht on tühi, Голоден. Teed nalja. Шутишь. Mulle tundub, et sa meeldisid vanaemale. sinu vanaema on väga tore. kui vana sa ütlesid, ta on? Ta on 72 aastat vana, kuid ta näeb hea välja, eks ju? muidugi, sellepärast ma küsisingi, kui vana ta on. Ta on väga tubli, loeb palju, lahendab ristsõnu, koob mis on koop? sokke, kindaid, ise teeb süüa, koristab, kuid praegu on ta veidi külma saanud. Meil tuleb apteegis ära käia ja osta rohtu. Oleme talle mitu korda pakkunud Tallinna kolida, aga ei, tema ei taha tulla. Tahab elada omaette. kas omaette tähendab eraldi? Jaa. kas lähme autoga? Ei, apteek on siin nurga taga. Lähme jala. Ostame rohud ära, siis vaatame, mis me teeme. sa lubasid mulle linna näidata. Jaa, loomulikult, mäletan. Arvan, et peale apteeki võime rahulikult minna jalutama. Nii, mis ma sulle näitan? Millest alustame? Kõigepealt lähme vaatama linnuse varemeid ja torni. See on mu lemmikoht, eriti suvel. Linnus ehitati 13. sajandil. Vaata, kui palju on alles jäänud. Viljandis on ka vanaaegne linnus. Seal olen ma käinud. See torn on 30 meetrit kõrge ja sealt avaneb suurepärane vaade Paide linnale. Kui sa viitsid kõrgele ronida, siis lähme. Kindlasti viitsin. Mul on ju fotoaparaat kaasas. Vau, milline vaade. Väga ilus. Nüüd lähme niisama jalutame mööda linna. Paljud Eesti linnad on sarnased. Neil on oma kirik, raekoda, turuplats. Tead, mulle meeldivad väikelinnad. Siin on hea puhata. Olen nõus. Mulle ka meeldivad väiksed linnad, kuid ma ei tahaks siin elada. Ainult puhata. Siin on hea aega maha võtta. Mida teha? Aega maha võtta tähendab puhata. Rasvabitsa. Jätan meelde. Aega maha võtma. Mulle see meeldib. Kas sa ei ole veel väsinud? Äkki tahad juba süüa? Väsinud ei ole, aga kõht on küll tühi. Kas lähme baari sööma? Baari? Nalja teed? Vanaema on juba kindlasti midagi maitsvat meile teinud. Золотая грамматика. Сегодня поговорим о повелительной форме глагола. Вы помните, что единственное число мы образовали от третьей основной формы глагола, то есть от глагола «лоэн» образовывали повелительную форму «лоэ» или «эра лоэ». А для множественного числа от до инфинитива «лукэда», «лукэгэ», «эргэ», «лукэгэ». Но существует 5 глаголов, которые решили поступать иначе. Это глаголы «сөма» – есть, «лёма» – бить, разбивать, «ёма» – пить, «тома» – приносить, приводить и «лоума» – творить, создавать. Эти глаголы образуют повелительную форму от ма-инфинитива.
Просто отделяем окончание от основы и получаем приказ для единственного числа. Смотрите, сёма, признак ма инфинитива убираем, и остается сё, ешь. Если мы хотим запретить, то к слову сё добавляем запретительную частичку эра. Эра сё, не ешь. А если окончание инфинитива ма заменить на ге, получается форма множественного числа. Сёма, сёге, ешьте. Запрет образуем при помощи запретительной частички эрге. Эрге, сёге. Все, правда просто.